Tere päevast! Siin on vaimse tervise nõuandenurgakene iseenda heaks. Ja täna tahan ma sulle rääkida mõtete ümbersuunamisest. Et millal meil on vaja oma mõtteid ümber suunata? Tavaliselt siis, kui me tunneme, et sisemine pinge kasvab, mõtted hakkavad meie peas vasardama, ärevus tekib. Ja ärevus on see, mis sind teeb rahutuks või mis takistab sul keskendumist, mis takistab sul süvenemist. Ja pakun siis ühte lihtsat tehnikat mõtete ümber suunamiseks ja selleks me kasutame kõiki oma meeli. Ja sa võid, järjekord, kuidas sa neid teed, ei ole tähtis, et vaatad lahtiste silmadega enda ümber ja küsid endalt, et mis on 5 asja, mida ma näen. Ja ära mõtle selle peale, kas need asjad on ilusad või koledad, lihtsalt mida ma näen. Ja ütle endale, mida sa praegu näed. Vabandust. Näiteks, et ma näen aknaraami. Ma näen praegu seda aknalauda. Ma näen seda seina. Ma näen seda paberilehte. Ma näen seda kivi. Ma näen seda pliiatsit. Nimetad 5 asja. Siis küsid järgmisena, mida ma praegu kuulen. Nii, mida ma kuulen? Ma kuulen vaikust. Ma kuulen kärbse suminat. Mul üks kärbes on siin akna peal. Ma kuulen enda verekohinat näiteks enda kõrvades. Ma kuulen väljast automüra. Nimetad 4 asja, mida sa kuuled. Siis nimetad 3 asja, mida sa käega katsuda saad. Ma saan katsuda, ma tunnen oma püksisäärt näiteks sõrmede vahel. Ma tunnen selle seina pinda oma sõrmede all. Ma tunnen tooli enda istumise all, ma katsun seda. Nii, 3 asja. Siis nimeta 2 asja, mille lõhna sa tunned. Tunnen apelsini lõhna. Ma tunnen värske õhulõhna. Nimeta 1 maitse, mida sa praegu tunned. Näiteks piparmünditee. Nii. Et see oli 1 näide, et siis 5 asja, mida sa näed, 4 asja, mida sa kuuled, 3 asja, mida sa tunned või katsuda saad. Käega katsuda, see on see puutetundlikkus. 2 asja, mis lõhna sa tunned, 1 asi, mis maitset sa tunned. Loomulikult see võib olla ka vastupidi, et ma ei tea 5 asja, mida ma kuulen ja 4 asja, mida ma katsuda saan, 3 asja, mille maitset ma tunnen, et see järjekord ei ole tähtis. Oluline on see, et sa kasutad kõiki 5 meelt ja pane tähele, su pähe tekib vaikus ja su ärevus kaob ning muutub väiksemaks. Praktiseeri ja anna tagasisidet, kuidas sul sellega läheb. Ilusat päeva sulle!